et see, mis siit väljaspool atmosfääri toimub, on seletamatu. Palun ära ütle, et sa arvad, ma olen lapi. Hashtag Nelli teataja rubriik. Kas profisport tähendab alati dopingu kasutamist? Mida mitte keegi mitte kuskil enam ei tuvasta. Aga riist on suurem. Tead mida? Jalgratast ei leiuta enam uuesti. Jalgratas on olemas. Trenn on olemas, aga sellele iga aasta leitakse uued nimed. Ja, nagu sa ütlesid, siis Andrei pürgib selle poole, et ta saaks olla kiilakas Oprah. Jah, ja nii ongi. Ma olen Skorpion, ma joon esmaspäeviti. Selles konnatiigis oled sa juba peons ja... Okei, konnatiigi peons. Väga hea. Palun ei, mitte seda. Ping. Esmaspäevane Kaekast Late Night Show. Täna siis üle pika aja jälle majast väljas. Oleme Saaremaa maa-aluses spordiklubis. On ju, see on ju spordiklubi, on ju? See on spordiklubi ja oleme täna Marleniga. Tere, Marlen! Ma ei tea, kas ma ütlen tere hommikust ja tere õhtust või? Siuke tere. Tere, kallid inimesed. Tere. Paari sõnaga, et võib-olla kui keegi ei tea sind, millest ma kahtlen sügavalt, sest sa oled selline sportlasest mõjuisik ja suunamudija. Palun ei, mitte seda, no, nii jõudsad sõnad, aga ma siis täpsustaksin, et ma olen elustiili sportlane ja treener. Ja mulle üldse ei meeldi, kui mulle öeldakse suunamudi ja sellepärast, et ma ise vähemalt... Sul on 10 000 jälgijat Instagramis. On nii palju või? Ja, no võib-olla nii palju ei ole, aga see läheneb sinna juba. Okay. Ja see tähendab juba, et tahad sa või... No päris Beyonce veel ei ole, aga sa liigud sinna suuna. Selles konnatiigis oled sa juba Beyonce ja... Okei, konnatiigi Beyonce. Väga hea. Kohe nii palju komplimente, konnatiigi Beyonce. Uus hashtag. Millega sa tegeled? Elustiili sportlane, mida see tähendab meie suguste jaoks? Nagu näed, me oleme väga suured sportlased. Pool kõhtu paistab siit särgist välja. Elustiili sportlane, ma ise defineerin seda niimoodi, et ma olen teadlikult enda jaoks valinud selle, et üks sama loogiline osa mu elust, nagu on hingamine, on mu jaoks ka trenni tegemine. Ja seda sel määral, et lihtsalt olla terve. Suures pildis, võimalikult pikalt, elada võimalikult hästi, vitaalselt ja nii edasi. Et ma ei tee seda selleks, et mul oleks six-pack on ja, või et kellegile kuskil muljet avaldada. Ma lihtsalt teen seda selleks, et mu maine keha peaks vastu võimalikult kaua, võimalikult tervelt. Mu eesmärk on elada 106 aastaseks. Tänan küsimust. Aga nüüd oluline küsimus, on six-pack või ei ole? On. Väga hea. See ei ole vist Instagram üldse vaatanud viimasel ajal, on ju? Ei, ma ei jõua väga sinna. See six-pack on side effect lihtsalt. Aga ta ei ole nagu... Ma tahaks ka kunagi öelda, et mu six-pack on minu tegemiste side effect. Ma arvan, et sinu tegemiste side effect võib olla teatud määral... finantsiline vabadus või kuulsus või mida iganes. Ja magamatus. Magamatus, jah. Kuulsus. Aga mitte six-pack. Ja, nagu sa ütlesid, siis Andrei pürgib selle poole, et ta saaks olla kiilakas Oprah. Jah. Tekiilakas Oprah. Yeah. Kui ammu sa sellega tegeled niimoodi? Niimoodi... Kas sa harrastasid sporti mingid lapsepõlvest alates või mitte? Jah. Lasteast saadik ma mäletan, et ma juba maadlesin seal ja mitte lihtsalt oma rühmakaaslastega, vaid see oligi konkreetselt. See oli trenn, nii et kuidagi jah, meil oli seal lasteaias võimalus maadlusega juba tegeleda ja siis see hakkaski sealt pihta ja siis saatis kogu elu, siis algklassides oli võimlemine, kust ma käisin, siis olid tantsutrennid, peotants ja siis tänavatansu stiilis Semir
üks kohalik tantsuklubi, kus ma käisin. Kohalik tähendab siis saaremaine Ja või Kuressaare? saaremaine, aga tuntud üle Eesti. Ma võin öelda isegi üle Euroopa, sest nad olid ühel hetkel Euroopa meistrid. Väga uhke oli käia seal. Ise ma sa oled siin sündinud ja kasvanud ka? Jah, Saaremaal jah, sündisin. Wow. Valmis tehtud Gruusias, aga sündisin Saaremaal. No see on juba tehniline pool, on ju. Väike tehniline nüanss. Väike tehniline nüanss Jah. ja neid nüansse ma pakun kõigil omajagu jagada. Hashtag Nelli Teataja rubriik tuleb natuke hiljem, kindlasti. Meil on mõned rubriigid saadete jooksul alati olemas, üks neist on Nelli Teataja. Nii et kui sul on mingid kuulujutte ja kõlakaid, võid juba neid meelde jätta, et hiljem tuleme selle juurde tagasi. Ma saan aru, et sinu jaoks on tähtis olla tervislik ja sa teed seda absoluutselt enda pärast, on ju. Aga see ju ei tähenda, et sul võivad tekkida mingisugused motivatsioonilised augud. Kas sa oled see inimene, kes on mingi 6:30 hommikul üleval ja mingi let's davai või ikka on selliseid laisamaid hetki ka ja kuidas sa siis käitud, mis sa siis teed? Tead, ma ütlen ausalt, et nagu nii palju, kui ma oma kogemusest võin öelda, siis see trenni ja motivatsiooni asi käibki niimoodi etappidena, et kui sa oled seal suhteliselt algaja, sa oled mõned aastad võib-olla trenni teinud, siis sa käidki ja ootadki mingit motivatsiooni, mis tuleb lainetena, täna on, homme pole või siis nagu muusa on ju. Mida? Nagu muusa. Jah, et no, see ei ole minu jaoks täna enam jätkusuutlik, kui ma jään mingit motivatsiooni ootama. Esiteks see ei tule ja see ei lähe, vaid see on su sees kogu aeg, ise otsustad hommikul, kas täna on või ei ole, on ju. Et ma tunnengi, nagu ma enne mainisin, et kuna see on üks samm minu suurest eesmärgist olla läbi elu terve, on ju, ja siuke võimas, nagu ma olen, siis ma lihtsalt teen seda. Ma söön hommikul, täpselt sama normaalne päevalõikes on minu jaoks teha üks trenn ka. Ma ei saa seda vahele jätta ja siis eeldada, et ma liigun oma eesmärgi suunas kuhugi lähemale. Ma nagu täna enam ma ei oota mingit motivatsiooni, ma lihtsalt teen selle ära, siis on tehtud. Võt nii. Ja äratuskell on küll 6:30 hommikul. 6:10? 6:30. 6:30. Kui hakkab hooaeg, siis jah. Ehk siis alates septembrist 6:30 ma ärkan hommikuti. Annan trenni, teen trenni, siis puhkan ja siis annan jälle trenni. Mitu tundi ööpäevas jõusaalides või spordiruumides veedad? Ma ütlen ausalt, et see number ei ole üldse nii suur, kui sa praegu loodad kuulda. Tund on rohkem, tunni võrra rohkem kui mina. Ma annan 2 trenni päevas. Nad on tavaliselt tunnised või 45 minutilised, on ju? Tunnised, jah. Ma annan 2 trenni ja ma teen ise kuskil 1,5 tundi. Aga igapäevaselt, on ju? Ei. Mis asja? Wow. Ma annan minusugused laisad on kõik mingi, mida? Jah, ei, ma tean, selles mõttes, et arvatakse, et ma teengi trenni 6-7 päeva nädalas. Paar korda päevas ka või? Ja umbes nii. Aga ma annan 3 päeva nädalas trenne ja ma teen 3 päeva nädalas trenni ise ka. Et ma tunnen ja on vajalik taastumine ja mitte ainult füüsilisel kehal, vaid samamoodi su vaimul. Ja ma tunnen ka seda, et ma ei taha võtta endale nädala lõikes väga trenne juurde, sest et siis mul ei ole enam inimestele midagi pakkuda. Emotsionaalselt nagu? Just. See on nii oluline osa. Me töötame ka inimestega, kui just mitte nii füüsiliselt, siis me saame ikkagi aru, mida sa silmas pead praegu. On ju? Ma arvan, et see... Sest sa annad nagu nii palju endast ära kogu aeg.
anna lihtsalt meie valdkonnas paljude jaoks taastumine tähendab kella 7 hommikul kuskil jauramine muusikabaaris Viru ringil ja Jah. soomlastega ja aga see tegelikult ükskõik mis valdkond, ma arvan, et me räägime ikkagi samast asjast. Inimesed nagu ootavad ja tahavad seda, seda nagu, mida sul on nende vaimule pakkuda. Nagu ma ütlesin, six-pack on side effect. jah. aga mis trenni sa ise siis nagu igapäevaselt armastad teha? Ma räägin mitte see, et mida sa annad, vaid see, mida sa enda jaoks teed. Kas sul on see mingi kindel ülesehitus nädala lõikes või sa teed kuidagi vabakavana? No, kuna ma annan 3 korda nädalas trenni ja ma teen, siis ma üritan niimoodi, et ma keskendun ühel päeval ülakehale, siis teisel päeval alakehale ja siis 3. päev ma üritan teha siukse kogu keha treeningu. Ja ma tunnen, et mulle endale piisab sellest ja ma arvan, et mu treenitavatele samamoodi ja loomulikult on võimalus alati juurde teha, on ju. Et ja tund aega on siuke optimaalne aeg, kus ma suudan hoida fookust. Et mul ei hakka igav, ma ei hakka vaatama kella, ma teen ära, siis on tehtud. Okei. Mul on ka siuke nii-öelda enda minevikust küsimus, mille otsas olen ma ise istunud. Jah. On see, et kui ma olen lihtsalt kodus on ja ma tahaks trenni teha, siis kus on need kohad, kust ma peaksin otsima, et kuidas trenni teha või mida teha, et kui ütlemegi, et okei, ma saan sellest mõttest aru, et ma peaksin päevades jagama nagu erinevatele kehaosadele nagu koormust. Ei peaks. See ei ole mingisugune aamen selles mõttes, et ma arvan, et on täiesti okei ka treenida iga trenn näiteks kogu keha. Okei, aga kust sinu arvates oleks kõige parem saada materjali, et kuidas neid treeninguid teha? Sest mul on nagu hea näide, kunagi ka ma guugeldasin, on ja vaatasin mingit YouTube'i videosid, hakkasin tegema, aga mida ma tegin oli see, et ma lõpuks tegin ikkagi liiga endale ja siis kui ma sain ühe sõbra Jüriga tuttavaks, kelle juurde ma läksin siis personaaltreeningusse, siis ma sain aru, et eksisteerivad sellised asjad nagu sisemised kõhulihased, mida peab hoidma väga paljude harjutuste juures, et nagu noh, mitte enda mingi selga täheks tõmmata ja nii edasi on ja. Peale mida nagu kõik treeningud läksid palju efektiivsemaks, aga mitte kuskil tegelikult ei räägitud sellest tol momendil. Selliselt saad üks hetk aru, et järgmine päev sa oled mingi oot, mul on selline lihas ka olemas kuskil või? Ma ei ole sellest teadnudki. Jah, selles mõttes on materjali on mega palju. Ma ütlen all over the YouTube on ju. Mida? All over the YouTube. Jaa, aga nii ongi. Materjali on nii palju, et ausalt öeldes, kui vahel mu käest inimesed tulevad ja küsivad mingit kavasi, siis sul pole vaja seda näha, et sul pole vaja mulle maksta selle eest, mida sa leiad igalt poolt internetist juba, on ju. Aga kui sa tõesti oledki täielik algaja, siis igal juhul tasuks teha 2 või 3 trenni treeneriga lihtsalt sellepärast, et ta õpetaksin teadlikult treenima ja ennast hoidma, sest et muidu sa lihtsalt imiteerid, mida sa näed. Aga sa ei saa aru, mida sa päris täpselt teed, sa ei oska teadlikult kaasa mõelda konkreetsele lihasgrupile, mida sa treenid, ja sa lihtsalt imiteeridki, mida sa näed. Ja ma alati oma trennides ka üritan seda hästi selgeks teha inimestele, et kogu aeg kaasa mõelda ja ära lihtsalt imiteeri mind, vaid lihtsalt saame aru, mida me teeme ja miks me teeme. Sa ütlesid, et sinu põhiline eesmärk on elada tervislikult ja õnnelikult vähemalt 106. sünnipäevani on ju. Aga ma saan aru, et sport on lihtsalt osa selle eesmärgi saavutuseks on ju. Mis need ülejäänud asjad on? See on kindlasti ju toitumine on ju. Isiklik elu, närvitsemine või mitte, kui stressirohked päevad sul on ja nii edasi, või sa lased lihtsalt nagu full zenni. Mis need ülejäänud asjad on? Ma arvan, et jah, trenn on kindlasti üks osa sellest. Ma arvan, et su lähedased inimesed, kelle sa oled ise valinud enda ümber, on üks väga oluline osa sellest. Ja siis
võib-olla toitumine, 3, on ju. Ja ma arvan, et 4 võiks olla see, kuidas sa elule reageerid. Ja ma ütlen ausalt, et ma olen nii palju ja nii teadlikult teinud viimase 5 aasta jooksul teadlikult tööd endaga, et ma tunnen, et ma tõesti olen väga zen tänaseks juba. Kindlasti ja muidugi ma arenen elu lõpuni, aga ma ütlen ausalt, et ma ei tea, viimase 3 aasta jooksul ma ei mäleta hetke, millal ma oleks endast välja läinud või mis suudaks mind ajada endast välja nii, et ma otsustan, et nüüd on see vajalik, et ma ei saa olla rahulik enam. Ma nagu, kui ma mõtlen loogiliselt, siis ma ei saa aru, miks ma pean valima selle tee, et ma lähen endast välja, kaotan pea, ei valitse enam ennast versus ma kalkuleerin nüüd selle olukorra kainelt läbi. Kas siis nii-öelda teekond selleni, see kõige suurem raskus, millega sa pidid tegelema, oli siis nagu emotsionaalsus? Jah. Okay. Sest et ma ütlen ausalt, et mu eelnev elu siis, kus ma võib-olla nii teadlikult ei mõelnud oma tegemistest ja emotsioonide kontrollimisest ja asjadest, siis see oli siukene võib-olla veidike Ameerika mägi. Ja ma saan aru, et see oli kõik vajalik selleks, et ma üldse märkaksin seda. Samas, kas just nagu paljudel noortel ei ole nii? Jah, kindlasti. Sellest ei oska veel olla võib-olla. Täpselt. Ja ma nagu arvan, et su üks suur eesmärk elus ongi oma ise looma, taltsutama õppida. Aga ma tean, et paljud ka ei tee seda ja see on ka okei. Aga mina näiteks olen ära tundnud selle, et ma olen küll olnud mega emotsionaalne ja võib-olla selle nimi on temperamentne, on ju, aga ma tunnen, et mis iganes su tähtkuju on, see ei ole kunagi mingisugune excuse, sa pead oma ise looma lihtsalt taltsutama õppima ja nii ongi. Ma olen Skorpion, ma joon esmaspäeviti. Sama. Aga nagu still. See oli kunagi hea vabandus. Ja, et ma olen Skorpion, ma võin ennast lukku panna teiste ees niimoodi ja olla oma karbikeses. Tundub familiaarne. Jaa. Aga nagu ma arvan, et siiski see ei ole mingisugune ettekääne, see sodiaagi märk, mida paljud siiamaani teevad. Okei, see on lahe, sest rääkisime spordist, rääkisime iseloomu tasakaalumisest, inimesed, õiged inimesed, mida sa silmas pead ja kuidas sa määrad õigeid inimesi enda ellu? Selles mõttes otseselt ei ole mingisuguseid parameetreid, eks, et keda ma endale lähedale lasen. Kas on tunne võib-olla või midagi? Ma arvan, et see on niisugune äratundmine. Näiteks tulen korra trenni juurde tagasi, et mu juures trennis käivad inimesed, kes on kõik mega erinevad, on ju? Ja täiesti erinevatest valdkondadest, aga nagu miski seob meid kõiki ja kui keegi satub, kes ei ole sellel samal laine sagedusel, siis võib-olla kõige loogilisem, siis ta nagu alati kukub välja. Kukub karjast välja. Jah, peale esimest või teist trenni. Ja ma nagu selles mõttes usaldangi seda alati, seda tunnet, et ma tunnen ära alati selle inimese, kui ma tean, et ta ei jää või ta ei peaks siin olema, mitte üldse halvas mõttes, vaid lihtsalt, et hoida seda kuidagi ühtsustunnet ja seda, et me kõik oleme samal laine sagedusel, see on nii oluline ja see, kui keegi ei ole, siis see mõjutab seda tunnet hommikul näiteks seal saalis. Ma saan sellest aru. See inimene saab sellest aru, kõik teised saavad sellest aru ja siis ma peangi ootama 1-2 trenni ja siis mitte üldse halvas mõttes, aga lihtsalt, et me kõik tahame kuhugi kuuluda ja me peame selle õige koha üles leidma, on ju? Ja nagu me ei saa kõik ühte kohta kuuluda ja ma arvan, et nii ongi. Ma ei tea, kas see kõlas loogiliselt. Jaa, ei, laias laastus muidugi. See tegelikult väga õige, jah.
et väga paljudel inimestel on ka see, et nad proovivad võib-olla ühte või kahte kohta Jah. ja siis nad nagu pettuvad, et ei, ma ikka ei kuulu kuskile, aga tegelikult ongi see, et peakski lihtsalt käima ja katsetama nagu Jaa, erinevates absoluutselt, kohtades, kus on lõpuks sinu nagu jõuda sinna, inimesed. kus ongi sinu see mingi kirg ja sinu see meeskonda kuuluvuse tunne ja nii edasi. jah, sest et inimloomuses on kuhugi kuuluda, on ju, me ei ole loodud üksinda olema. Et ma arvan, et jah, tuleb see enda koht, enda inimesed üles otsida ja sa ei leia neid üles, kui sa kodus istud või sa unistad või sa scrollid kuskil sotsiaalmeedias. Ma arvan, et tuleb tegutseda. nii. ja toitumine nüüd. Nii, tahame rääkida kindlasti. toitumisest. No see on kõik meie pika tervisliku elu retseptid on ju, ehk siis trenn, õiged inimesed, emotsionaalne tasakaal ja toitumine. Jah. On ju? Kas emotsionaalne tasakaal ja vaim on sama või? Ei ole, on ju? Igaühe poolt eraldi defineeritav, aga Okay. ma saan aru, et sinu jaoks on need eraldi. Ma arvan küll, jah. Ma arvan, et või noh, ma mõtlengi, et emotsionaalne tasakaal tähendab ikkagi meie füüsilist keha ju, on ju? Füüsiline keha siin on Body ju. and mind. Selles mõttes, et emotsioonid on ikkagi seotud ju meie füüsilise keha tegemistega. Ja käitumisega. Jah, aga ma defineeriks seda vaimu nii, et Marlen ei ole see keha, vaid see vaim siin sees. Ja ma arvan, et see vaim on igavene. Vaata, kus nüüd kütab. Okei, minu jaoks näiteks emotsionaalne osa on, kui ma enda jaoks olen lahti defineerinud selle, on pigem ikkagi nagu mõttemustrid, ehk siis meie õpitud reaktsioonid mingisuguse asja peale, mida me näeme. Ehk minu jaoks on ta seotud justkui nagu sisemise ja välimise kesta nagu vahel. Jah. Et kui sa näed mingisugust, ütleme, parimad näited on autoroolist. Keegi keerab sulle ette, su esimene asi on kohe see, et nagu ta keeras mulle ette, miks ta keeras mulle ette ja kohe nagu mida sa teed, on ju. Ja tegelikult seal vahel on nagu mingisugused lülid, ehk siis nagu sa näed, ta keerab ette, siis tegelikult sul on võimalus otsustada seda, On, et jah. kas sa reageerid Jah. või mitte sellele. Täpselt Enamus nii. inimesed lasevad seda automaatika pealt nagu. Jah. Eks minu jaoks ongi see, et jah, see visuaalne pool, see, et ma näen ja kõik see on füüsiline, siis nagu keha, aga see nii-öelda mentaalne või vaimne osa, see ongi siis nagu seespool, kus ma otsustan nüüd, et nagu las ta keeras, et võib-olla tal on kiire, võib-olla tal oli vaja ridavad, Võib-olla on lihtsalt douchebag, who knows, on ju. See on ka võimalus, on ju. Jah. et jah, ma Ja selles vahel on suhtes nii lihtsalt- defineeritav nagu Jah. igaühel on nagu siuke personaalne story sellega, mis kogemus või kust ta on nagu selle õppetunni saanud, et kuidas ta lahti on seletanud endale seda. Jah, nii tore on kuulda, et teie ka ja veel palju inimesi niimoodi nagu mõtleb kogu aeg kaasa ja sa juba oled lahti häkkinud selle, et okei, mul on siin mingi murdsekund aega otsustada, mis ma nüüd teen, kas ma panen hullu või ma olen rahulik, on ju. Aga näiteks taksojuhid, ka mitte kõik loomulikult, on hästi autopiloodi peal, minu meelest. See on ka vist nagu mingi käitumis/emotsiooni muster ju, mis on tekitatud Jah. suht igapäevase praktikaga, vaata. Jah. Ma ei tea, muidugi, kas jah, ja sellest tasub üldse pahaks panna. Aga see ka Ei. tihtipeale on see, inimesed võtavad omaks endale mingisuguseid kindlaid nii-öelda ütlus on ju, kõik taksojuhid ongi sellised. Ei, Nad kindlasti jah, mitte. nagu sükseid asju öeldakse, et taksojuhid ongi närvilised ja nii edasi ja see käib väga paljude ametialadega, käivad süksed nagu kinnisideed või kuidas ma ütlen, dogmad või nagu mingid asjad käivad kaasas, kus öeldakse, et need inimesed, kes teevad sükest tööd, ongi sellised. Ma saan Ja aru, pahatahti lihtsalt juhtub see, et need inimesed, kes teevad seda, nad satuvad kas ringi või nende inimestega kokku, kes kõik usuvad seda, siis ta hakkab samastuma, lihtsalt sama meeskonda kuuluvustunne on ju, et sa tahad kuskile kuuluda, siis sa võtad need tõekspidamised endale ka, sa muutudki inimesena selliseks. Ja täpselt. Et see on, jah. Jah, seda küll. Ehk siis, kas emotsioon ja vaim on samast kandist või pigem mitte? Teil on ikka väga erinevad arusaamad sellest. Ja see ongi täiesti okei minu meelest. Aga vaimu osas. Ma nagu mõtlen lihtsalt, võib-olla ma vaimu selgitaks teise sõnaga hinge. Et mina nagu arvan, et Marlen on selle füüsilise keha nimi täna siin, on ju. Ja see füüsiline keha ei defineeri mind
ega mu hinge ja ma tunnen, et nagu põhiline ja tuum on ikkagi see hing siin keha sees. Mõistad? Yes, Kes lihtsalt- saab kellegiga reinkarnatsioonist rääkida. sa oled seda oodanud, ma saan aru. Aga see on täpselt see Mis saab versioon, kuidas siis, mina. kui pilt on taskus? Ma arvan, See et vaim- Marlen lihtsalt pakis oma asjad kokku selleks hetkeks ja trippis edasi järgmisesse kohta. Minu küsimus on pigem selles, et vaim vaimuks, kas see teadvus, millega Marlen, kes on siin kehas, kas see rändab ringi või see deformeerub kuidagi? Ja noh, reinkarnatsioon ongi sellest, on ju. Kas Mina järgmine arvan- Marlen on puu või kivi või lind või... Mul on Tead, ka hea teooria selle. nii hetkel on mingi place, kus siis need 10. leveli inimesed, hinged, kõik koos, Teadvused. teadvused. See on nii jabur. Mõtle, et sa oled osaliselt tehtud samast materjalist, mis on mikrofon. Fuck me nagu. On ja. Lisa siia 20% veel erinevaid aineid ja see võib olla osa su jalast. Jah. On ja. Haige. Okei, see nägu peab minema kaane sellele tutvustuspildile. See on täpselt see küll. Jesus Christ. Jaa, aga ma nagu miski minus, miski mitte, ma ütlen ausalt, et see miski, mis seda nagu juttu mu seest välja ajab ja seda nagu versiooni, siis selle nagu jutustab, on ju. See tuleb kuskilt sügavalt seest ja see ei ole midagi, mida ma olen lugenud või mida keegi on mulle rääkinud, ma lihtsalt tunnen, et nii on. Ma tunnen, et siis, kui Marlen Heldemeel ei viitsi enam siin maa peal eksisteerida mingil põhjusel või mis iganes on ju, näiteks Pakid hästi lendad ära. näiteks pakin asjad kokku ja või nagu kui näiteks ütleme siis, et minu see missioon saab täidetud siin ühel hetkel, siis ma ei usu, see on jabur arvata, et kõik saab läbi, päris saabki läbi, kõik algab alles siis. Ma ei usu, et kõik saab läbi. Ma arvan, et see keha läheb lihtsalt Trippima. kõdunemisele, aga see, mis siin sees on, kuidas see saab läbi saada, nalja teed või? See on liiga eriline, et see saab läbi saada. Kust see tuli, et sa 106-aastaseks tahad elada? Ma ei tea isegi seda, kus see tuli. Lihtsalt kuskil. Kui keegi küsib mu käest, kui vanaks sa saada tahad, siis 106 on esimene asi, mis juba pähe tuleb ja see on olnud niimoodi juba aastaid. Ja ma ei tea, kust see tuleb, aga kui ma nüüd ühel hetkel kevadel äkki peale koroonat, seda kinni istumist kodus, oli Istusid sa ka kinni? Ei kommenteeri seda, aga ma käisin inimkehade näitusel T1-s, on ju, väga äge näitus. Ja siis see lõppes sellega, kus oli pildid väikeste juttudega seal, või no näitus vanuritest, erinevatest maailma osadest. Ja siis nad, seal oli juures nende vanus ja siis siuksed terakesed, mis nad rääkisid, kuidas siis pidada vastu niimoodi võimalikult kaua, võimalikult tervelt ja kõik need 4-5 aspekti, millest me ennem rääkisime, põhimõtteliselt olidki need samad asjad ja siis see kuidagi andis mulle veel enesekindlust juurde, et jep, go for it, 106. Vaadates sellele, mis on viimase 10 aastaga juhtunud maailmas, Nii. milline on maailm siis, kui Marlen on 106? 106. See on siis, mis seal on mingi circa 70 aasta pärast, natuke vähem. Ma olen 31. No jah, circa 75 aasta pärast on ju. Meil on siis 2095. Appi, kui lahe! 95. Ma arvan, selleks ajaks me saame juba teatud asjadega oma teadvust kopeerida kuskil on mälukaardile. Jah. Siis ei peagi mõtlema. No jaa, 20 aastat tagasi sa põhimõtteliselt said ma esimese arvuti nagu. 20 aastat tagasi. Okei, mul oli 23 aastat tagasi, kui ma sain oma esimese arvuti. Päriselt? Siis ei olnud veel Windows ei olnud selle peal, seal oli siuke asi nagu DOS.
kus siis Microsoft nagu hiirt ei DOS. olnud, sa pidid nagu klaviatuuriga Komande leidma andma ja talle. leidma mingeid asju ülesse. Okay. Ja see oli 23 aastat tagasi. Ja nüüd võtta arvesse kõik see, kui palju vahepeal nagu enne seda juhtus ja kui kiiresti me nüüd oleme selle 23 aasta jooksul jõudnud sellele, et ma sain mingi arvuti, kus ma sain mingid kõige algalisemaid mänge mängida. 23 aastat hiljem istuvad inimesed tundide viisi prillid peas ja seiklevad kuskil teises maailmas ringi nagu mingi. Kujuta ette, on ju? Ma lugesin hiljuti kuskil, et kogu tarkvara, mis oli Gagarini lennul seal pardal, on mingi mitu korda nõrgem kui keskmine iPhone täna. Ja see andmekogus on mingi, see põhimõtteliselt tänapäeval on see, mis on kosmoslaevas mälukaardi peal. Põhimõtteliselt nagu oleks Moskvitšiga üles läinud. Full tehnikana. Mega enesekindlalt. Ei jää, et ma arvan, et seda on suhteliselt võimatu prognoosida, sest kui vaadata praegu igasuguseid gravüüre ja pilte ja prognoose 20. sajandi algusest, mida siis inimesed arvasid, mida meie sugused teeme. Seal nagu mõned through line'id on õiged, ala, et mingi läbi õhu reisimine ja mingi kiire kusjuures ma just tahtsin sinna jõuda praegu, et ma arvan, et sinna selle 2095 on ju. Ja enne seda siis, ma arvan, et sinna sisse mahub veel see ka, et keegi vastab su küsimustele. Keegi vastab mu küsimustele. Või siis see, et ma, kas selle nimi on teleportimine ühest kohast teise või? Ma olen nii kaua unistanud sellest. Peale seda filmi Butterfly. 3-4 Mintse ja Tallinnas. Jah. Või... See oli... Tallinnas. Viimane koht, kuhu ma telepordiga läheks. Tallinnasse. Tooks tööle tagasi kiirelt. Otse tööle lihtsalt. Mäletan, vaatasin kunagi ühte saadet, kus nagu seletati lahti see nii-öelda teleportimine. Ja siis peale seda mul tundus, et see tundub nii nagu et nagu see põhimõte on ju see, et see asi võtab sind, mis iganes asi, võtab sind siis algosakesteks lahti, salvestab ära selle järjekorra, kuidas ta sind lahti võtab, annab need andmed teise kohta ja paneb sind samas järjekorras need osakestena tagasi kokku. Appi, kui lahe! Täiesti unreal. See paneb minu keha kihelema natukene, nagu see on siuke... Siis midagi läheb kuskilt valesti, siis lihtsalt paneb kokku siitadest mingi asi puudu, läks kui Paidesse kuskile. Sul on nagu nii päris mitu asja puudu, nii et... Üks asi ees või taga. Lähed teidile, vaatad, ups. Vapsal oleks. Aga mõtle, me praegu naerame selle üle, on ja. Ja kui palju asju tundus võib-olla 20 aastat tagasi ka naeruväärne ja me naersimegi. Võib-olla ei naernud, sest et keegi rääkinud on ja jaburaid asju meile siis. Autod sõidavad ise. Ja ongi. Ja lugesin hiljuti Facebooki kohta, et aastal 2005, ehk siis circa aasta või pool aasta enne, kui nad registreerisid selle Facebooki ära, kõik tolleaegsed sotsiaalmeedia platvormide omanikud olid mingi sassja enda nimede ja enda fotodega suhteliselt anonymous internetis. Never gonna happen. Mis asja? Here we are now. Kõik tahavad säärada. Suunamudijad. Kõik nii kohutav sõna on ja. Kas pole olemas midagi normaalsemat või? Rööprähklemine. Rüperaal. Rüperaal, ma kasutan seda sõna, kui ma räägin arvutist, siis on alati raal. Raal. See on nii armas sõna, rüperaal. Võta mu rüperaal, see on mu rüpp ja see on mu raal ja võta mu rüperaal. Sa võid seda kasutada. See sõna meeldib sulle. Palju rohkem kui suunamudi on ju. Jaa. Nii. Jaa. Kuna me hakkasime sellest rääkima, sa ütlesid, et sa oled elustiilis sportlane ja nüüd meil on vaja natuke sellest elustiilist rääkida. Kui
Meeste puhul räägitakse, et suur auto on, see on YouTube, on ju, munnipikendus. Siis mis asja on sinu auto sinu jaoks? Ma Me arvan, praegu veel ei ütle Jah. välja, millega sa tulid siia, aga ilmselt see ei mahuks siia garaaži ka, on ju. tead, aga see võib-olla ei kõla väga usutavalt või siis mis iganes ma seletan Nüüd me ei nagu usu mina for näen sure, seda. Minu jaoks esiteks praktiline. Sul on palju mandi kaasas kogu aeg või? Ütleme nii, et rasket, jah, vahetavahe. No ikka on, jah. Poksikott on taga ja jah, üle õla. Aga tead, esiteks jah, praktiline. Teiseks, sel hetkel, kui ma sain tütre, siis ma tunnen mingisugust, jah. Ma tunnen vastutust tema ees, on ju. Ja tema ohutuse ees. Ja ma tunnen kuidagi. Suur auto on ohutum. On ju? Jah, ja ma kujutangi Kui sa põrgad mingi Deo Matiisiga kokku kuskil maanteel. Ja täpselt see nagu šanssi. visioon mu peas ongi, et see suur auto ja see pisikene inimene seal taga, et see kuidagi tundub ohutum lihtsalt. Ja see ongi nagu minu jaoks main thing. Kristo, minu arust see on tolm meie silmadesse, sest kui ma vaatan praegu garaaži uksest välja, siis seal on vähemalt 22 tollised kroomitud väljad all. Mis praktiliselt sa räägid? Ma tean, et see näeb välja nagu ma tolm. Pimp, see näeb nagu pimp välja. Jaa, täpselt. See näeb välja nagu su tütre ohutus oleks mitte esimene asi, mille Ta peale võib olla esimene, aga seal on midagi veel. Mingi eetiline. Teine asi on võib-olla siis see, et vaata, kus mõtleb praegu. Ma arvan, et keegi ma pole olen, nii süvitsi ma olen küsinud täielikult selline inimene, et kas go big or go home. Mitte, et see nüüd oleks mingi go big, on ju, aga ma mõtlen seda, et ma ei saa midagi poolkõvalt teha, ma ei saa sõita mingisuguse poolkõva autoga, ma sõidan kas täieliku saaniga, mis viib mind punktist A punkti B, või ma leian midagi, mis vastab kuidagi mu iseloomaga. Saad aru? Ta nagu iseloomustab mind ka juba kaugelt. Tead mida, ilma et me üldse räägiksime autost, siis väga palju ütlevad, et see sobib mulle nii hästi. See nägu selle kõige juures. Nad kõik ütavad, et sobib mulle väga hästi. Ega see ei olnud isegi- sellega ma olen nõus isegi, sest Kujutaksid sa ette praegu, et ma tulen Toyota Yarisega siia või? Sorry, kui teil kellegil on see ausõna, see on raudselt mega vastupidav auto. On ju? Võib-olla ma ei tunne sind nii hästi, ma ei panekski tähele, Yaris ja Yaris. Jah. Pluss, me oleme Kristoga ka mõlemad nii suured autohuvilised. Olete? Autohuvilised. Okei. Lihtsalt Ma ei ole something ka. 4 rattaga punktist A punkti B on ju. Nõus. Aga ma olen täiesti nõus, et vahest inimesed teevad sellised märke. Mul oli paar aastat tagasi, siis kui mul olid 2 väikest last, on ju, nüüd nad on suuremad juba ja mandi on vähem ja kärusid ja seda kõike ei ole, on ju. Mul oli Discovery, Land Rover, on ju, millega me käisime naisega ka suht palju nii metsas ja nii edasi ja siis sa tuled kuskile tööle või kohtumisele, obviously ei jõudnud peale nädalavahetust autopesulast käia, sul on mingi muda akendeni niimoodi lihtsalt nagu pori igal pool, mingi surnud orav kuskil rataste vahel, on ju. Ja inimesed mingi, see auto sobib sulle. Sa oled mingi, täitsa persse, see on nagu prügikast ratast, nagu milline inimene ma olen siis, et see sobib mulle. See nii hästi iseloomustab sind. On ju? Okei. Hullik jama lihtsalt. Päris lahe, et peaks vist nagu välja ütlema, mis autoga tegu on või laseme inimestel ära Aga arvata. tead, mis? Ma toon siia kõrvale kohe näita, et mu esimene auto oli $700 maksev, ma elasin kunagi USAs ja ostsin oma esimese auto sealt, see oli $700 ja see oli Chevy
Cavalier äkki, jah, sihuke 2 uksega ja valge ja me ostsime selle sõbrannaga ühelt noorelt autohuviliselt õlinäpult, kes oli sinna alla juba jõudnud panna sportsumbuti. Nii et ikkagi iseloomustus oli. Jaa, tegelikult oli jah. Isegi Juba $700 auto puhul on iseloomustus. Sportsummuti ja Aga teeb tead, häält. ma ütlen, et tegelikult ju ongi eesmärk punktist A punkti B, on ju. In style. Jah. Ise küsisid. Aga ma ütlen endiselt, vabalt võin sõita ka 200 eurose autoga ja mega uhkelt ka veel, aga ma ei taha midagi in between, saad aru? Kas siis juba siuke auto, mis matchib mu iseloomaga, on ju, või siis see teine äärmus. Jah, mulle see in between ei meeldi. Nii, aga nüüd sa oled 5 aastat siin hästi teadlikult teinud tööd ja otsuseid ja jõudnud kuskile. Nüüd sul on jäänud veel 70 aastat minna. Mis on sinu unistused? 75. Mis on su plaanid või unistused, kuhu sa tahad jõuda? Ma võin rääkida hästi lühiajalistest unistustest, sest et nad tulevad ja siis nad saavad teoks ja siis tulevad järgmised ja ma nagu ma ei tea, ma ei olegi rohkemat midagi suutnud välja unistada, kui olla õnnelik, maksimaalselt ja tõeliselt õnnelik niimoodi, et mitte ma ei veena ennast iga hommik, et ma olen mega õnnelik täna, vaid ma nagu, vaid ma olengi tal on jälle see päev, aga ma olengi väga õnnelik ja õnnelik ja terve ja hea ja tore ja nagu ja tead, mis ma valatan? Tegelikult on küll. Ma tahan kõike see, mida ma räägin ja mida ma nagu visualiseerin. Ma tahan su neest niimoodi sellist inimest, et temast areneks ja kasvaks selline ülim inimene. Vot, seda ma tahangi. See on suur eesmärk. Aga muidu, kui nüüd siin lähiaastatest rääkida, siis ma unistan oma iseenda spordiklubist. Ma olen seda nii palju juba suust välja öelnud, et ma arvan, et see saab teoks. Ja see võiks olla siukene Heat Underground. Jah? Mis see tähendab? See oleks siukene High intention interval training. Interval training, jaa. Aga see loomulikult, see on siukene siis eesti keeles interval training, on ju, interval siis. See on sisul peaaegu see, mida me oleme cross-trainingul teinud, aga nagu palju kiirem ja palju intensiivsem. Ei, mitte tingimata, aga ma arvan, et see on sarnane, väga sarnane, sest et tead mida? Jalgratast ei leiuta, enam uuesti. Jalgratas on olemas. Trenn on olemas, aga sellele iga aasta leitakse uued nimed. Heat, cross-training, crossfit. Aga tegelikult in the end of the day see on kõik same. Suhteliselt. Wow. Spordiküsimus siia. Jah. Harrastussport versus profisport. Kommenteeri seda, et tead, mis on mis? Profisport on ju tervisele ütlen ühe kahjulik. sõnaga. Ebatervislik. Yeah. Asi, mida ma kindlasti ei soovitaks näiteks oma tütrele. Kuigi ma nagu mingi egoistlik osa minust võib-olla tahaks, on ju, aga siiski mitte. Ja kõik inimesed endast targemad ja kogenenumad spordiarstid, kellega ma olen arutanud, siis nad ütlevad, et nad iga päev hommikust õhtuni, kuidas ma ütlen siis, teevad koostööd sportlastega erinevatega, aga mitte kunagi nad ei suunaks oma lapsi sinna profispordi juurde, sest see tegelikult, see ju võtab maksimumi oma kehast. Siis see ei saa tähendada pikas perspektiivis midagi tervislikku või nagu jätkusuutlikku. Ja siis on kaua lubatud #4teataja rubriik. Kas profisport tähendab alati dopingu kasutamist?
kas olümpiamängud on sportlaste või suurte farmakontsernide võistlus? Tead, Et mingi, annan sulle midagi sellist, mida Mida? mitte keegi mitte kuskil enam ei tuvasta. Aga riist on suurem. See oli nagu veidi üldistatud mis praegu, aga olümpiamängudest sa räägid? aga kusjuures on ka selliseid maailmameistrivõistlusi. Say Tulles what? tagasi dopingu juurde. Yeah. Siis oot. ma arvan, et muidugi on võimalik, kõik on võimalik. Mina ei usu, et need, selles mõttes, et ma ei ole kindlasti kõige adekvaatsem inimene kommenteerima dopingut, aga ma olen lugenud, käinud koolitustel ja nii edasi, midagi võib-olla tean, eks. Aga mina ei usu, et need tüübid, kes seal on maailma kõige kiiremad jooksjad kuskil Afrikas põldude vahel, et need mingid dopingut söövad. Ma ei usu. Ei, ma ei ole mingi vandenõuteoreetik, lihtsalt aga ma arvan, tundus loogiline. Jah, kindlasti on dopingut spordis palju. Profispordis. Punkt. Profisport, kahjulik tervisele, tehakse aineid. Need See kõlab nagu suur jalgpallistaarid hooradega Prantsusmaa kuurortidel. Ma kõlan praegu nagu mingi maa on lame, mina hääletasin EKRE poolt. Palun ära ütle, et sa arvad, ma olen lapi. Ai, ma ei teeks temaga koostööd, kui seda arvaks usu mind. Ma pole lihtsalt kõiki oma saanusi välja rääkinud sulle. Võib ettevõtte põhikirjad üle vaatama. Asjad sisse kandma sinna. Et ma ei ole lapik või? Mis siis, kui keegi 1-2 hakkab arvama, et ma olen lapik? Ülejäänud 50% annetud kohe mulle. Aga tegelikult ausalt öeldes ma ei ole sellest teooriast väga süvitsi mõelnud, sest et see on piisavalt jabur, et ma suudan selle kiiresti loogiliselt välja mõelda enda jaoks, on ju. Aga ma väga tahaks kuulata kellegi argumente, kes arvab seda, et ma olen lapik. Oi, veeda tunnika YouTube'is. Mine ja otsi natukene internetis. Aga ma soovitan sulle kohe paberkoti kaasa võtta lennuki pealt, on ju, kuhu ketti panna, sest seal on ikka nii, no mida iganes jaburusi. Yeah. Nii, aga esiteks suur tänu sulle. Põhimõtteliselt meie tunnika saigi läbi juba. Ongi nii. Sinuga oli väga tore suhelda ja ma arvan, et need teemad, mida me puudutasime täna, me oleks rahulikult saanud teha ka 3-tunnilise podcasti, on ju. Mis on vinge, et varsti on tulemas selline üritus nagu Tallinn Cocktail Week, mille raames sa tuled meile külla. Ja, et kas sa oskad, esiteks, tutvusta meile programmi või mina alustan ikka. Ma räägime sellest, et 25. augustil Kaifi ees, kai ääres, pigem Loore pool, on siis Kaifi ja Lahendage flanööri alkoholivaba destillaadi poolt on korraldatud ühistreening, mida viib läbi Marlen. Mida meid ees ootab? Räägi sinna. Ma ütlen nii palju ainult, et varuge 60 minutit ja kõik ülejäänud on üllatus. Kindlasti ei tasu karta, et keegi ei saa millegiga hakkama. Aga ma arvan, et tuleb äge ja mis hea sõna võiks olla? Suunamudija. Suunamudija. Mida peab kaasa võtma? Kaasa võtma. Mis sa trenni kaasa võtad? Joogipudeli võtad kaasa. Sest kuna see on, kui rahed ei ole, siis me teeme seda ikkagi väljas, on ju. Nii. Et, ja kui on tuuline ja ühesõnaga, mis meie plaan B on? Plaan B on Kai kunstikeskuse ruumid teisel korrusel. Okei. No aga ma arvan, et me oleme kõik piisavalt tough, et välja minna. Ja no igal juhul trikoo ka kaasas, sest et äkki tekib tahtmine sealt Kai pealt vette hüpata.
on see reaalne või ? jaa , Ametlikult mitte , aga mitteametlikult on kõik võimalik . kõik on võimalik , iga päev on sünnipäev . täpselt need 2 asja , mida ma oma tütrele iga hommiku korrutan . iga päev on sünnipäev . kõik on võimalik . Perfect Jaa. , aitäh sulle . aitäh teile . super . Done . ping , ping , ping , ping , ping .